tere kuulama Valga Haigla taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Mina olen Riina Järvesalu. Südame tervisekuu lõpetuseks viime tänast intervjuud läbi funktsionaaldiagnostika kabinetis, et rääkida 3 erinevast uuringust. Südame koormustestist, vererõhu holtermonitooringust ja südame holtermonitooringust. Kardioloogia ja reumatoloogia õde Jelena Denissova aitab meil saada selgemaks, mismoodi need uuringud käivad ja mida nende abil välja selgitatakse. Alustame südame holteruuringust, mille tegemiseks on tarvis pere- või eriarsti saatekirja. Niisiis, patsient tuleb uuringu jaoks kohale, mis saab edasi? Inimene tuleb siia diagnostikakabinetti. Ta peab riides ära võtta ja oleks väga hea, kui see keha ei ole määritud kreemiga. Et me ikka asetame see keha peale. Puhastame need kohad, kuhu paneme ja rindkere peale pannakse ühekordsed elektroodid ja siis nende elektroodide kaudu siis ühendatakse aparaatiga. Ja aparaat siis registreerib seda rütmihäire või mida inimesega juhtub sellel päeval, siis terve 24 tundi või mõnikord paneme 3 päevaks, et kõik see aparaat registreerib siis. Aparaat registreerib siis kogu südame tegevuse töö? Jah, registreerib ja siis edasi see kõik läheb arvutisse ja me saadame Tartusse ja Tartu kardioloog seda dešifreerib ja paneb pärast vastuse. Ja vastus tuleb siis kas eriarstile või perearstile. Missugused piirangud inimesel on, kui tal see aparaat peal on? Et kas on mingeid asju, mida ta just tegema peab või mida ta teha ei tohi? Üldse elab ta tavaelu, aga näiteks väga intensiivselt füüsilised tegevused me ikka keeldume, et näiteks sportimine, vaiba kloppimine, akende pesemine, sellised asjad. Ja siis kui räägime rütmiholterist, siis nagu mobiiliga, et vähem rääkida see nagu mõjutab ja siis lähevad need artefaktid rohkem. Niimoodi ja siis mingi töö vibratsiooniga sellest mingi massaažoorid, trenažoorid siis vähem kasutada. Ja sauna kindlasti ei saa minna, duši alla ei saa minna. See on loogiline. Mehed ju sageli on karvase rinna esisega, kuidas siis nendele need klemmid külge pannakse? Et... Siis puhastame, kõik raseerime. Ja, ikka puhastame. Kuidas niisuguse aparaadiga? See aparaat tegelikult, mis registreerib südametööd, ei ole väga suur, ta kinnitatakse inimesele kenasti keha külge, aga kuidas sellega üldse magada saab? Meie aparaat selline, et ta ikka väike koti sees ja kaelas riipub. Ja ta väga ei sega, ta on ikka riide all ja väga ilusti kaelas. Kas see tähendab ka seda, et mõnikord võib juhtuda, et mõni klemm tuleb lahti ja kogu see uuring läheb nii-öelda aia taha, et mida siis teha? Inimene võib ise selle klemmi tagasi panna? No, kindlasti, kui ta näeb, et üks ära, siis ta paneb kohale tagasi. Kui mõned 2 või rohkem lahti, siis mõned tulevad tagasi ja me siis sätime paika. Kas te peate ka patsiendile andma mingisuguse paberi kaasa näiteks, et ta kirjutaks kõik üles, millal ta ise tunneb, millal tal midagi võiks südamega olla ja siis pärast arst vaatab, et kas see ühtib aparaadi nähtuga? Ja, kindlasti anname kaasa leht, kuhu ta fikseerib oma tegevused, fikseerib oma kaebused ja kõik see leht me pärast ka saadame koos filmiga Tartusse ja see, kes analyseerib filmi, see ka vaatab, mis patsient oli teinud või millised temal oli kaebus. Teine aparaat siis fikseerib vererõhu väärtused, et nagu ravi hindamine ja kõik see väga oluline ja ka samamoodi peaks olema perearsti või eriarsti saateleht. Missugused piirangud on selle aparaadi kandmise ajal patsiendile? Nad sama nagu rütmiholteri, ainult võib olla mobiil ei sega, et teised on samamoodi, et tegevused, väga tugevad tegevused me keeldume ja siis ujumine ja sauna mineku siis ka nagu ei tohi. Mida tehakse siis? On mõned sellised väga
terviseärevad inimesed, et kui ta juba teab, et tal see aparaat on peal, siis see vererõhk iseenesest kruvib närvidest lakke ja siis kõik need tulemused ongi kõrged ja tegelikult ei saagi siis teada, missugune on tema vererõhk nii-öelda rahulolekus. Mis siis tehakse? Aga tavaliselt nad siin, kui tulevad, siis kõrge vererõhk, aga kui nad lähevad oma atmosfääri, nii ütleme, siis nad kõik on nii nagu tavaelu. Et tegelikult ikkagi see õige tulemus on seal näha. Ikka Kasvõi näha, öösel. et kodus on kodus. See ei ole siin. Siin vastuvõtul kõigil on kõrge, aga kui kodus, siis on teistmoodi. Tegelikult siin samas kabinetis tehakse ka veel koormustesti. See on nüüd selline tõsisem protseduur, ehk siis võtab vist natuke rohkem aega, ei ole nii, et pannakse aparaat külge ja saadetakse koju oma elu elama. Ja see on teine protseduur kindlasti, see teeme siin koha peal ja see võtab aega 45 minuti, et koos paigaldamisega ja tagasi tastumisega. Nii seega tehakse kormus veloergomeetril, meil on selline rattas, meil ei ole see raja, nad istuvad ja siis sõidavad. Ja siis kontrollitakse mida? Kontrollitakse ka südametööd. Ja vererõhku? Ja vererõhku ja südametöö, ja. Kas see tähendab siis, et inimene peab tulema kohale näiteks spordiriietes, et tal oleks mugavam? Soovitame ikka tulla ja sportliku pükse ja ülekeha meil jääb lahti, et naistel jäävad rinnahoidjad. Ja siis me samamoodi nagu rütmiholteril kleebume need elektrodid ja siis ühendame aparaatiga, mis läbi Bluetoothi saadab meie doktori arvutisse seda pilti ja siis doktor analüseerib. Mida tegelikult niisuguse uuringuga üldse välja selgitada tahetakse? No, doktor näeb seal muutused EKG-s ja kui išeemia näiteks tuleb, siis me saadame edasi tõsisemad uuringutele. Mõni inimene ei jõua ju isegi kõndida ja siis ta tuleb siia ja peab peaaegu 40 minutit ratast väntama. Ei, see ei tähenda, et 40 minuti rattas peal. See on ikka koos kõige valmistusega. Tavaliselt nad kõige sportlikumad sõidavad 15 minuti, sellepärast see kogu aeg taseme läheb nagu mäkke üles, et nad ei suuda nii palju sõita. Kormus ikka juures. Ma kujutan ette, et täiskõhuga siia uuringule tulla ei maksa. No, soovitame enne uuringu nagu 4 tundi, et nad ei söö. Et juua ikka võib, aga täiskõhuga pigem ei. Aitäh Jelena Denisova tänase ülevaate eest, aitäh kõikidele kuulajatele, uute juttudeni!